Hei, hei! Tere tulemast kohvipausile! Kohvipaus on siis väikene sutsakas pausikene siin Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis, kus ma siis igal esmaspäeval kell 2 tulen ja jagan mõnda mõtet, lahkame mõnda küsimust, mis on seotud virtuaalse assisteerimisega või siis delegeerimisega või siis mõtteviisiga, sest mõtteviis on üks väga oluline osa erinevate muudatuste juhtimises. Mina olen Õnnela Seinamets ja mul on väga hea meel, et te käite kuulamas neid kohvipause. Kutsun üles ka siis kommenteerima oma mõtteid jagama, kui sa kuulad järele, sest mõistagi kõigil ei ole võimalik otse laivi ajal kohal olla. Aga täna ma tahaksin arutleda sellise küsimuse või mõtte üle, et kas see virtuaalne assisteerimine on üldse minu jaoks? Et kui sellest teemast mitte midagi ei tea, siis see küsimus on ju asjakohane. See kõhklemine on täitsa okei. Ja kui kõrvaltvaataja vaatab seda virtuaalset assisteerimist või üldse virtuaalteenuse pakkujaid, siis see tundub ju päris huvitav, sest sellega kaasnevad kõik võib-olla paindlikkused ja ka see, et sa saad iseenda aega rohkem sättida. Et see on see pool kõik, mis justkui tundub, et on päris mõnus ja võiks ka mulle sobida. Aga nii nagu iga uue asjaga, siis tegelikkuses tuleb ka sinna selline väike kahtlususs sisse. Kas see on ikka minu jaoks? Ja see näitab seda, et enne kui sa mingeid otsuseid teed, sa tahad päriselt aru saada. Ehk siis sinu otsused on tõsised, sa võtad oma otsuste tegemisi tõsiselt. Sa ei taha hüpata suvalises kohas pea ees vette, vaid sa tahad päriselt aru saada, kas see võiks sinu ellu sobida. Ma tean, et paljud mõtlevad seda, et virtuaalne assistent peab olema mingit kindlat tüüpi inimene. Näiteks ta peab olema väga hea ja julge suhtleja. No siin ma ütlen, et mul vist selle poolega väga probleeme ei ole. Tal peab olema juba ettevõtluskogemus. Mul ei olnud seda. Mul ei olnud mitte ühtegi ettevõtluskogemust ja ma tean ka teisi, kellel ei ole seda olnud. Ja kolmandaks, ta peab olema väga tehniline. Ma arvan, et ei pea olema. Mul on selle poolega nii ja naa, oleneb valdkonnast, aga on ka päris selliseid inimesi, kes tulevad ja hakkavad virtuaalassistendina tegutsema või virtuaalteenust pakkuma täiesti nullist. Nad lihtsalt õpivad juurde. Ja kindlasti veel arvatakse, et kõike pead kohe teadma. Sa pead teadma, mida ja kuidas teha. No tegelikult see nii ikka ei ole. Siin võib-olla tasuks tähele panna ka seda, et siin võib-olla selles mõttes kindlat tüüpi inimesed, et need, kes on rahulikud, need, kes on usaldusväärsed ja tähelepanelikud, inimesed, kes peavad kokkulepetest kinni, inimesed, kes märkavad detaile. Sest tean ka enda käest, et on olemas inimesi, kes päris hästi märkavad erinevaid detaile, seevastu mina võib-olla lasen mingitest kohtadest silmadega üle ja ma ei märka seda. Aga on jällegi teised inimesed, kes kohe märkavad seda. Siis on inimesi, kellele päriselt meeldibki, kõik asjad saavad tehtud, neil on plaan, nad teevad ära. Ja loomulikult inimestelt, kellele meeldib suhelda ja suhtlemine tuleb neil vabalt. Ja see on nüüd võib-olla, kui sa kuulasid seda nimekirja, siis sa mõtled, et kuule, aga mul on ka üht, teist ja kolmandat juba olemas, et see on nagu minu moodi. Ja tegelikult ongi niimoodi, et sul võib täna olla olemas juba oluliselt rohkem oskuseid, kui sa ise arvad. Sa lihtsalt ei märka neid. Sellepärast, et iga uue asjaga tulevad kaasa kohe ka hirmud. Mul ei ole kogemust. Ma ei ole piisavalt hea. Kõik teised on juba nii palju targemad kui mina. Ja äkki mul ei olegi midagi pakkuda. Ma ütlen, et need on jällegi jumala normaalsed mõtted, väga hea, kui sul need mõtted on, sest sa ikkagi oled normaalne inimene.
me kõik oleme mingil hetkel niimoodi mõelnud ja ma olen täiesti veendunud, et ka tulevikus me leiame ennast nendest kohtadest, olukordadest, kus me täpselt samamoodi mõtleme. Enamik inimesi ei alusta ju niimoodi, et neil on kõik asjad kohe paigas ja kõik asjad selged. Neil tekib kõigepealt huvi mingi asja vastu ja siis tekib see mõte, et aga äkki see võiks mulle ka sobida. Ja siis tekibki hästi palju küsimusi ja see on täiesti okei. Ja korraks ma juba ütlesin, sul võivad vajalikud oskused juba olemas olla, sa lihtsalt ise neid ei märka. Võib-olla oled sina inimene, kes suudab kaosest korra luua, kellele meeldib kirjadele vastata, kes suhtleb meeletult rahulikult ka kriisiolukordades, kes jälgib tähtaegu. Või et sinu peale saab iga ilmaga kindel olla. Sa oled see inimene, kelle poole pöördutakse abi küsimisega ja sa leiad alati ka lahendused. Ning paanikad ei ole sinu jaoks, sest sa suudad alati rahulikkust säilitada. Need on tegelikult väga väikesed asjad, mida me ise tähele ei panegi. Ja me mõtleme selle peale, et need on niisugused, okei, mul tulebki lihtsalt, ma suhtlengi hästi, ma leiangi probleemidele lahendused, aga sa ei pea seda justkui mitte millekski. Aga tegelikkuses on need ikkagi väga väärt oskused. Et kui meil tulevad mingid asjad väga loomulikult välja, siis me ei väärtusta neid ise. Me ei oska lihtsalt seda märgata. Aga teistele inimestele võib olla nendest sinu oskustest just väga suur abi. Ja tihti tegelikult ongi see kõige alguseks, et asjad ei pea olema täiuslikud. Sul ei pea olema teada kõiki vastuseid, vaid sa pead olema valmis uurima ja avatud sellele, et kuhu see teekond sind viib. Sa oled vahel mõelnud, et sa tahaksid ka tegelikult teha seda paindlikumat tööd, asukohavaba tööd. Seda, kus sa saad ise rohkem otsustada, oma aega paremini juhtida või lihtsalt teenida ka lisatulu just sellisel viisil, mis ei löö võib-olla sinu igapäevaelu liialt sassi, et sa ei pea võib-olla minema kuhugile mujale kodust. Sa saad teha seda kodust perekonna kõrvalt. Ja tegelikult väga paljud jõuavadki virtuaalse assisteerimiseni just nende samade soovide kaudu. Nad tahavad iseendas midagi muuta ja siis nad proovivadki neid lahendusi, erinevaid lahendusi, kuniks nad leiavad ikkagi selle, mis nende elustiiliga paremini kokku sobib. Ja ma veel kord rõhutan seda, et sa ei pea päriselt kõiki asju oskama, sa ei pea teadma, et kas see on nüüd see õige tee, et ma lähen siit ja nui neljaks rohkem mitte midagi ei muutu, sest kui ma selle valin, siis nii ma lähen lõpuni. No tegelikult ei pea ju, meil on õigus ringi otsustada. Piisab tegelikult sellest, kui sa oled julge proovima erinevaid asju. Sa tahad natukene lähemalt tutvust teha, sa tahad seda õiget tunnet saada, et kas see võiks olla see, mis aitaks mind sel teekonnal edasi. Ja virtuaalassistentide proovinädal tegelikult aitabki seda katsetada, kus sa saad rahulikult teha kaasa ülesandeid, mõelda kaasa ja see ei ole eeldust, et sa peaksid kõiki asju kohe teadma. Ja sa ei pea isegi mingisugust suurt otsust selle järel tegema. Sa saad lihtsalt samm-sammult vaadata, kas see võiks sind kõnetada. Nii et kui sul on olnud peas küsimus, kas see virtuaalne assisteerimine või virtuaalteenuse pakkumine üleüldiselt võiks olla sinu jaoks, siis sa ei pea täna sellele lõplikult vastama. Hakka katsetama, hakka proovima. Ja see ongi juba päriselt suur algus. Nii et kui sa tahad aru saada, kas see virtuaalne assisteerimine sobib sulle, siis tule meie proovinädalale. See algab 27. aprillil ja 4 päeval saad sa ülesandeid lahendada ning saad vaadata, kas see tekitab sinust põnevust, äratundmist ja kas sa tahad edasi mõelda. Ja reedel 1. mail on
küsimused, vastused veebinar, kus sa saad küsida minu käest kõike, mida sa virtuaalassisteerimise kohta teada tahad. Nii et ole julge katsetama ja proovima. Ma küsin alati, mis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda? Ja siis on jumala hea sealt edasi minna. Olge mõnusad ja head nädala jätku teile. Tšau!